1995. aastal sooritas MacArthur Wheeler päise päeva ajal 2 pangaröövi. Seejuures oli ta otsustanud jätta oma näo katmata ning uurijate imestuseks mõlemal korral turvakaamerasse naeratanud. Kui korravalvurid sama päeva õhtul mehe kinni nabisid, ei suutnud too oma tabamist uskuda. Nimelt oli ta lugenud, et sidrunimahla kasutatakse nähtamatu tindina, mis muutub tuleleegi lähedal loetavaks. Sellest järeldas ta, et kui ta oma näo sellega kokku määrib ning kuumusest hoidub, siis jääb ta turvakaameratele nähtamatuks. Peale ekspertiisi leidis politsei, et mees oli kaine ning vaimselt terve. Lihtsalt väga valesti asjadest aru saanud. See lugu jäi silma psühholoog David Dunningule, kes koos oma doktorandi Justin Krugeriga otsustas seda kompetentsuse illusiooni lähemalt uurida. Oma katsetes lasid nad tudengitel täita erinevaid ülesandeid. Seejärel lasid nad igalühel ennustada, kuidas neil võrreldes teistega läks. Huvitaval kombel kippusid just kõige madalamate tulemustega õpilased oma võimeid üle hindama. Fenomen, mida hakati hiljem nimetama Dunning-Krugeri efektiks, hakkas end ilmutama ka väljaspool katseid. Näiteks testisid nad lasketiiru külastajate teadmisi relvaohutusest. Juhtus taas, et kõige halvemaid tulemusi saanud relvahuvilised ülehindasid kõige rohkem oma tegelikke teadmisi. Dunning nimetab sellist ebapädevust topeltkoormaks. Esiteks teevad ebapädevad inimesed rohkem vigu. Teiseks, erinevalt tegelikust eksperdist kipuvad nad oma vigu vähem tähele panema, mistõttu on nad ka vähem altimad neist õppima. Vigu eitades püsib ebarealistlikult kõrge ka nende ettekujutus oma pädevusest. Seega, et mitte sattuda sidrunimahlase näoga pangaröövli kingadesse, peaksime meeles pidama inimese kalduvust oma teadmisi ja võimeid näha parematena, kui nad tegelikult on.